Tervist, head inimesed! Ja meil on nüüd võimalus täna üle pika aja, tegelikult on see kuu läinud, aga kohtuda järgmise eestlasega. Ja meil on õnn rääkida eestlasega teisel pool Atlandi ookeani ja meil on teisel pool, ma loodan, et te kõik kuulete Facebookis ja kes on YouTube'is, et kuulevad ka meid ja näevad. Ja teisel pool on ei keegi muu kui Eesti luuletaja, kirjanduskriitik, kirjandusteadlane Sirje Kiin, tervist! Tere kõigile! Nii, vaatame, Sirje häält ma praegu ei kuulnud. Kas sul on mikrofon väljas juhtumisi? Või on minul mikrofon väljas? Aha, nüüd on sees, selge. Ja mul on nüüd võimalus kohe alguseks küsida, ma natuke sätin ise oma hääleaparaati siin, et ma ei kuuleks topelt. Tahaks kohe, kui palju sa oled meie eelmisi vestlusi saanud kuulata? Marju Kõivupuud ma vaatasin kohe siis esinemise ajal ja oli väga huvitav ja ma olen ise ka natuke samadel teemadel kirjutanud eestlusest kui elusast asjast ja vägevast eesti keelest ja sellest, kui vana meie kultuur on, et me ei ole sugugi väike keel ja me ei ole sugugi õhukese kultuurilooga rahvas, et me oleme tegelikult väga vana rahvas, nagu Ando Runnel luuletuses kirjutas, et see ei ole müüt. Et ma pidasin ükskord paar aastat tagasi Vancouveris Eesti Vabariigi aastapäeva kõne, tänan väga neid Kanada eestlasi, kes mind sinna kutsusid ja rääkisin just sellest, kui vanad me tegelikult oleme, kui suur paks kultuurikiht meil on tuhandeid aastaid vana, et näiteks küsimus, kui vana on eesti keel, et ei ole sugugi nii, et on noor rahvas ja alles umbes tulime kultuurimaailma areenile, et tegelikult eesti keel on ju ligi 1000 aastat vana, üks vanemaid soome-ugri keeli ja meie rahvaluule võib olla veelgi vanem ühine Läänemere Soome ajalugu ja geneetiliselt me oleme ju vähemalt 2500 aastat vana rahvas, kes on samas paigas elanud, nii et me oleme tegelikult tõesti üks maailma vanemaid põlisrahvaid ja vanema ja pikema ajalooga kultuurrahvaid ja meie rahvaluule kogu, mille üle me kõik tunneme uhkust, on üks maailma suuremaid ja kuigi iirlased ja leedulased ja lätlased ka väidavad seda sama, et nendel on maailma suurim rahvaluule kogu. Me rehkendame kuskil 1,5–1,5 miljonit rahvaluule, mis me oleme kogunud nüüd viimase 150 aasta jooksul, alles hakkasime koguma, kuigi see oli tuhandeid aastaid vana lugu, siis tegelikult, kui me rehkendame rahva arvu järgi, siis ikkagi eestlased on maailma meistrid rahvaluule loomisel ja tegemisel ja praegu tänu pärimusmuusika õitsemisele, millest vennad Johansonid on ka tublisti kaasa aidanud. See loome ju jätkub, et kultuur ja keel ongi nii kaua ikka elus asi, kuni ta loob ja lehvitab. Ma küsin kohe ühe elukondliku küsimuse siia algusesse. Mis kell praegu sinu kodus on? Mul on kell 9 hommikul. Nii et 8 tundi on meil ajavahe, me oleme taga. Ja sinu asukoht täpsemalt on, ma ei taha just aadressi teada ja põhjalaiust jälle, aga kus kandis sa seal Ameerikas oled? Me elame Lõuna-Dakotas väikeses Madisoni nimelises ülikooli linnakeses. Madison on Ameerikas palju oma veerand 100 James Madisoni omaaegse kuulsa presidendi järgi, kui see läände liikumine siin Põhja-Ameerika mandril algas, siis ta oli hästi populaarne president nii 120 aastat tagasi. Et selle järgi on see linn nime saanud ja ülikool on ka siin
ja kool on siin üle 100 aasta vana, nii et Ameerika mõistes üks vana koht, aga Eesti mõistes muidugi noor koht, nii et see on Põhja-Ameerika, see kõrge keskplatoo, preeria, maastik, aga hästi palju järvi, me elame järve maakonnas ja nüüd karantiini ajal mul ongi suur uus hobi tekkinud loodusfotode tegemine, see Hermanni järv, mille ääres ma käin, see meenutab mulle väga Viljandi järve, see kohe niisuguse oru sees ja loogiliste kallastega, et see oli kohe hästi kodune, kui ma siia tulin, et see meenutas mulle minu lapsepõlve maid Viljandit, kust ma ise pärit olen. Kui kaua sa oled nüüd Ameerikas elanud, sa enne veel elasid ka Soomes mingi aja? Ja, ma olen 10 aastat umbes Soomes elanud 90ndatel aastatel. Olin Raadio Vaba Euroopa Soome kirjasaatja, siis kui raadiojaam oli veel Münchenis ja nüüd olen olnud 16 aasta siin Lõuna-Dakotas. Me oleme sellepärast, et mu abikaasa ameeriklasest majandusprofessor töötab siin Dakota osariigi ülikoolis Dakota State University. Et sellepärast me oleme siin. Siis ongi sinu igapäevast või kuidas ma ütlen, igapäevast on vale öelda, aga sinu täiesti tavalist eesti keelt heas mõttes ilma igasuguse aktsendita kuuldes ongi hea küsida, et mis teeb sind eestlaseks ja kindlasti või mis hoiab sind eestlasena. Ja kindlasti on sellel keelel väga suur osa, aga kas ainult? Ikka keel ja kultuur, milles sa elad ja milles sa mõtled. Keel on ikkagi mõtlemise instrument ja ainuke koht, kus ma olen tundnud välismaal elades, ma olen nüüd üle 25 aasta kokku Eestist eemal olnud, küll väikeste vahedega vahepeal ka Eestis olnud, et tundsin, kuna ma olen golfi õppinud siin inglise keeles, siis golfi terminoloogia on mul kõik ingliskeelne, nii et ma ise märkan, kui ma näiteks üksinda mängisin või harjutasin, et ma rääkisin endaga inglise keeles, sest ma ei ole eesti keeles golfi õppinud, aga ma tabasin ennast nagu selliselt teolt, et et nüüd ma räägin endaga inglise keeles, kui ma mingi väga hea löögi tegin, siis ma kiitsin ennast inglise keeles. Aga see on ainus moment, kus ma olen tabanud, et ma ei mõtle eesti keeles, et ikka mõtlen ja töötan ja minu õnn on olnud ka see, et ma vabakutselise ajakirjaniku ja kirjandusteadlasena mu töö on kõik olnud eesti keelega seotud. Ma jätkuvalt ju uurin eesti kirjandust, kirjutan eesti keeles raamatuid, mis Eestis ilmuvad ja olen eesti keelt ja kirjandust siin Kotkajärve Metsaülikoolis Põhja-Ameerikas Kanadas õpetanud üle 10 aasta. Nii et eesti keel on ikka olnud mu vaimne kodu ka siis ükskõik, kus ma olen elanud. Ka Soomes elades Raadio Vaba Euroopale ma tegin eesti-keelseid saateid. Siis oli palju tõlkimist, aga see töö oli ikkagi eesti-keelne. Nii et töö eesti keelega on ikka jätkuv ja see eesti vaimus elamine, see on ka organisatoorselt kõiksugu need organisatsioonid, mis me Soomes tegime, Varsinais Soome turukeskused, Eesti informatsiooni levitada 90ndatel aastatel ja siin ka osalesin valimistel ja esindame Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides kõiki USA-s elavaid eestlasi ja seal teeme väga palju ühistööd eesti keele ja kultuuri alalhoidmiseks siin ja just viimase asjana, mis me tegime, me taastasime Henrik Visnapuu luule ja kirjanduse kultuuriauhinnana nüüd nagu laiemas mõttes, mis oli vahepeal 17 aastat katkenud, kuna need mehed, kes selle kunagi pärast Henrik Visnapuu surma 51. aastal asutasid ja seda anti välja kuni 2007. aastani ja siis see katkes. Nii
nüüd me taastasime selle, oleme välja kuulutanud ja ootame kõiki kandidaate, siis just selliseid kandidaate, kes on Eesti oma kultuuriteoga suuremaks teinud, et kas välismaal või välis-Eesti teemal või uurimusi või teoseid ja meil on juba tulnud 9 kandidaati ja oktoobriks me kuulutame siis välja nominendid ja Visnapuu sünnipäeval järgmise aasta 2. jaanuaril me kuulutame siis välja jälle uuesti Visnapuu kultuuriauhinnad. Seni on puudunud, nagu Eestis on palju kirjandusauhindu ja teadusauhindu, aga ei ole just sellist, mis pööraks tähelepanu sellele, mis ilmub, mis Eesti kohta uuritakse, tehakse, kui suuri kultuuritegusid maailmas, laias maailmas, et see auhind on mõeldud just sellistele kandidaatidele. Nii et kutsun ka teie seltsi kõiki liikmeid. Nüüd on veel 6 aega 1. aprillini minu emailile sirjekiin@hotmail.com saab saata ettepanekud ja žüriis on 3 liiget, üks neist esindab siis Luunja vallavalitsust, Toomas Liivamägi ja teine on Jürgen Rooste, Eesti tänapäeva Visnapuu taoline poeet. Vabandust, natuke hääl on hommikul lahti rääkimata. Ja mina olen siis 3. Ameerika eestlaste poolt žürii liige, nii et žürii siis vahetub, iga kord valitakse uued, aga nüüd selle esimese taastamise järgse auhinna otsustame siis meie 3 ja Luunjast oli Henrik Visnapuu ju pärit ja ta Põrm paar aastat tagasi ka tuli tagasi Eestisse, maeti kodumaa mulda, nii nagu hiljuti ka Underi põrmuga sündis ja paljude teiste väliseestlaste põrmudega, et nende asjadega olen ka siin tegelenud, nii surnud eestlasi, kirjanikke tahtnud tuua tagasi kodumaale kui ka elavaid kirjanikke, näiteks praegu Floridas Elin Toona valmistub kodumaale tagasi pöörduma, Ernst Enno lapselaps ja olen tublisti aidanud teda selles protsessis, et see ei ole mitte kerge vanemas eas inimesel kodumaale naasta, aga üks kirjanik, välis-Eestis tegutsev kirjanik naaseb tänavu Eestisse, seda ma võin lubada. See on huvitav, kuidas sa ütled, et Visnapuu tuli kodumaale tagasi, et sa oled kuskil seal Dakotas ja ütlesid, et Visnapuu tuli Eestimaale tagasi, et kas see on teadlik või on see intuitiivne sul, et kui sa räägid eesti keelt, võib-olla siis oledki kodumaal, kui sa räägid eesti keelt ja kui sa mängid seal golfi, siis sa oled Ameerikas, näiteks golfi. No vaimselt ikka ma elan Eesti kultuuriruumis, kui ma ütlen siin, siis ma ikka mõtlen Eestit. See on tõsi ja nagu nüüd keelest ka tuleb välja, oleneb muidugi teemast, mis teemal ma räägin. Kui ma räägin põlisameeriklaste olukorrast siin mingis raadiosaates, siis muidugi, kui ma ütlen siin, siis ma mõtlen Dakota ja Lakota rahvaid, eks ole. Aga kui ikka Eesti kultuuris sees olla, see meid ühendab lisaks keelele, et see on see, mis meid seob ja ma tahan ka seda usku alati sisestada rahvale, et ei ole see eesti keel nii väike ja väeti ühtegi, et ma ühe kolumni isegi pealkirjastasin vägev eesti keel, sest et kui me mõtleme, et praegu maailmas on umbes 6000 keelt, aga eesti keel on kõnelejate arvu poolest, me ikka mõtleme, me oleme nii väiksed, mis me ei loe midagi. Me oleme esimese 300 hulgas, täpsemalt paar aastat tagasi, see oli 274, oli see auväärne koht, kus me oleme 6000 rahva kõnelejate arvu poolest ja kõrgharidus saab maailmas umbes 100 keeles, Euroopas näiteks 30 keeles ja eesti keel on seal juba, eks ole, üle 100 aasta olnud kõrghariduse keel.
riigikeel on maailmas ainult paarisajal, kus põhirahvuse keel on riigikeel, paarisajal riigil. See on Eesti riik siis, kus põhirahvuse keel on eesti keel. Et see on, me oleme tegelikult väga esirinnas igas suhtes ja samuti ka infotehnoloogia arengus, et kõnetuvastus näiteks see, et sa räägid eesti keeles ja arvuti juba tunneb selle ära ja on võimeline kirjutama, et see praktikasse alles ootab rakendamist, aga see rakendus on olemas, et Eesti on investeerinud sellesse, et me oleme selles suhtes ka 30 arenenuma keele hulgas ja keeleteadlased ju ennustavad, et üldse sellel sajandil jäävad ellu ainult need keeled, kellel on keeletehnoloogiline tugi ja näiteks see Microsofti tarkvara on olemas ehk pehmevara olemas ainult 30 keelel ja sealhulgas eesti keelel, nii et peaasi, kui koolid rohkem kasutaks just seda eestikeelset tarkvara, et see on oluline. Ma hiljuti tegin just meie ülemaailmse Eesti Kesknõukogu rahva jaoks, kuhu on ühinenud 11 riigi eestlased, tegin sellise nimekirja nendest tõlkeprogrammidest ja sõnastikest, mis on veebis praegu kättesaadavad eesti keelele. Ja see nimekiri tuli lausa paar lehekülge pikk, et on nii palju variante ja võimalusi ka masintõlget. Ma ise kasutan kiiremate tööde puhul, lihtsalt toimetan, et need lähevad üha paremaks, et see nii-öelda kunstintellekt aitab seda parandada, et mida rohkem me ise neid tõlkemasinaid kasutame seda ja pärast toimetame, seda paremaks nad lähevad. Nii et ma kutsun kõiki üles neid julgesti kasutama, et see ei ole mingi häbiasi, kui sa keelt küll oskad, aga ikkagi tõlkemasinad kasutad, et sellega me ise täiustame neid masinaid, sest see kunstintellekt või kuidas seda olekski hea eestikeelset nime sellele otsida, et see üsna varsti oskab eesti keelt täiesti emakeele tasemel, et veel ei ole konteksti päris, aga isegi ma vaatan näiteks, mul on selline komme, et ma panen pühapäeviti Eesti luuletusi, pühapäevaluuletusi Facebooki, et natuke Eesti luulet ikkagi alal hoida ja meelde tuletada ja ma olen väga üllatunud olnud, kui palju ikkagi minu Facebooki sõprade ja tuttavate hulgas inimesed tunnevad luulet. Ma ei pane autori nime, küsin, kes on selle luuletuse kirjutanud ja väga tihti ei möödu mõnda minutitki, kui juba leidub luuletark ja siis ma olen proovinud vahel ka lihtsamaid luuletusi masintõlkega kohe tõlkida sinna, et kui ei ole ingliskeelset tõlget, enamusel ju Eesti luuletajatel ei ole seda õnne olnud nagu Kristiina Ehinil, et tal oli see Ilmar Lehtpere ihutõlkijana on enamuse tema luulet ingliskeelde nii hästi tõlkinud. Siis masintõlge isegi teeb täitsa mõtte arusaadavaks, näiteks isegi ühe Kuulbarsi isamaaegse luuleteksti, mille ma nüüd Eesti Vabariigi aastapäeva ajal panin ja mis oli vanas eesti keeles enne Aaviku keeleuuendust kirjutatud. Mul üks sõber John Nelson, inglise keele professor siin, tahtis kangesti teada, mis see luuletus ütleb ja tõlkis selle ära Microsofti tõlkeprogrammiga ja seal oli ainult 2 kohta mitmesalmilises luuletuses, kus mõte läks nagu viltu. Muidu oli täiesti masintõlge suutis juba isegi vanas eesti keeles Kuulbarsi luuletuse mõtte nagu edasi anda, et need programmid tõesti üha täiustuvad. Üks tore viga, mis seal tekkis, oli näiteks see apostroofi kasutamine vanas ehk ülakoma kasutamine. See mulle oli mull
seal ja muidugi see tõlkeprogramm tõlkis selle mulliks ja siis see lause ei omanud mingit, et Isamaa on kallis mull et see ei omanud suurt mõtet, et inglise professor oli hämmingus, et miks on Isamaa mull, aga see oli, Isamaa oli armas mulle, nii et aitame ise neid keeletuvastusprogramme, kasutame neid ja seda paremaks nad lähevad, mida rohkem me ise kaasa aitame, et see on ikkagi ka kollektiivne looming praegu. See on huvitav, et ma olen tähele pannud, et Facebooki tõlge, mulle tundub, et Facebooki tõlge on päris hea ja mulle tundub ka, et Google'i tõlge on päris hea, aga rohkem mootoreid ma praegu või sellised tõlkemootoreid ei teagi. Huvitav, kas on tehtud ka mingit uuringut, missugune neist mootoritest, ma ei usu, et see üks ja sama on. Võib-olla on. See algoritm on ilmselt erinev, et missugune võib eesti keelt nagu praegu kõige paremini tunda. Uuringut ma ei tea, aga puhtalt enda praktika seisukohalt, ma ei tea, kas te olete proovinud Microsofti seda pehmevara nii-öelda, kui sa paned Wordi selles tekstis menüüle vajutad, siis sinna tuleb translate ja siis paremale tuleb see keeltemenüü, et see on päris hea. Et seda ma olen ise nüüd viimastel aegadel kasutanud, kui ma oma Facebooki postitusi teen ja pole aega tõlkida, ma teen tavaliselt 2 keeles. Et siis panen selle Wordi teksti translate'i ja lihtsalt toimetan selle siis üle, kui midagi on valesti, aga ega ei ole väga palju valesti. Et ma võin selle nimekirja saata kultuuriseltsidele ka, mille ma koostasin. See oleks väga hea. Et seal ei ole kõik, kui ei ole tõlkeprogrammid, aga seal on ka sõnaraamatud, sest sõnaraamatud on ju ka erineva sõnavaraga ja erineva hulgaga ja erineva kvaliteediga. Aga ma tulen veel jälle natuke tagasi selle järve juurde, mis teile seal meenutab Viljandi järve või Pühajärve, kumba? Viljandi järve. Ja. Et kas see eestlaseks olemine on seotud ka loodusega või üldse territooriumiga, et meil siin praegu on küllap on paljud kuulajad ja vaatajad märganud praegu Eestis, vähemalt Eesti meediast sellist uuesti kerkinud sellist diskussiooni põliseestlaste ja päriseestlaste ja pärismaalaste ja pärisorjuse ja selle üle, et põliseestlus justkui on seotud territooriumiga, nagu ei saaks olla, nagu ei saaks päriseestlane või põliseestlane olla mujal kui ainult sellel territooriumil. Ma väga meelevaldselt praegu nagu tõlgendan seda, aga sina oled nagu juut, kes ei ela oma kodumaal, aga hoiab oma keelt ja oma nagu juutidel on võib-olla oluline religioon, siis meie religioon on see keel, mida sa hoiad ja seal ei olegi vahet, kus maailma otsas sa oled, kas sa oled Jaapani juut või oled sa Iisraeli juut või oled sa Eesti juut või Vene juut. Et kas on sinu eestlase tunne kuidagi territooriumiga seotud? Ei ole järelikult või on? No ikka on seotud. See on ka see, miks alateadlikult ma olen siin igatsen metsa, sest siin ei ole, siin iga puu on praktiliselt istutatud, preeria oli siin algselt ja mõned originaaltammed, et ikka on, aga ma kutsusin just selle mõttega, me kutsusime Valdur Mikita Kotkajärve metsaülikooli, kuhu eestlased on Torontost 120 kilomeetrit põhja pool on rajanud siis ka skaudilaagri ja Kotkajärve on nii-öelda väike Eesti seal, metsad ja järved ja natuke kaljusem. Tegelikult see loodus meenutas mulle seal rohkem Soomet isegi kui
kui Eestit, aga ikkagi Eesti metsa moodi seal natukene on. Ja Tõnu Õnnepalu on seal ka käinud ja võrrelnud oma raamatutes seda loodust. Ja minu mõte kutsuda Mikita sinna oli just see, et tema on arendanud seda oma mütoloogiat ja eestlased ikkagi põlismets ja metsarahvas ja meie eestlus on selle metsa ja paikkonna ja mäluga ja kohanimedega seotud. Ja seal on eestlased samamoodi kõik nimed on neil omad nimed järvedel, ega see ei ole Eagle Lake ega Kotkajärve oma nimi, see on hoopis mingi muu nimi seal Kanadas, et nad on kohtadele oma nimed pannud, et see on ikkagi see loodustunnetus ja looduse omaks võtmine, et see on see protsess, millega ja kuidas me loodust tajume ja kuidas looduslähedus on selle meie kultuuri ja eestluse osa. Et ma ise tajun siin ka, et mu sõbrad ei läheks iga päev Järveäärde parki, ükskõik mis ilm on. Ja sõbrad ei ujuks ka kuni jäätulekuni järves, eks ole, et lihtsalt see suhe loodusega, ma olen Viljandi järves üles kasvanud, et see suhe loodusega on kuidagi palju vahetum ja see tali ujumine nüüd, mis selle läks nagu rahvaspordiks, et mina ka hakkasin vana ujujana, ma kunagi tegin ujumissporti. Ka esimest korda nüüd tõesti ujusin kuni jäätükke, lükkasin kätega laiali. Praegu kahjuks ei saa, et abikaasa keeldub mul jääaukku raiumast. Aga kui lahti vesi läheb, siis lähen jälle. Et see looduslähedus, see sama looduselamus, mis mul oli kunagi Viljandi järves ujudes, et seda nagu kogu aeg tahan tagasi, et see on see, ja samuti lilleaia kasvatamine, et ema mul kunagi kasvatas natuke lille, aga ma olen nüüd siin täitsa pööraseks läinud, et mul on suur lilleaed ümber maja ja tahtsin, et oleks ikka Eesti lilled siin kasvaks ja nägin kurja vaeva, et meeles peab näiteks siin kasvama saada, sest siin on nii kuiv ja kuum suveti ja meeles pea tahab ju varjulist ja niisket, aga ma leidsin lõpuks kuurivarjus selle koha, kus need meeles pead kasvama hakkasid ja rukkililli külvan muidugi ja kõik see. Ühesõnaga, mul on ikka natuke Eesti aed siin, et puiengid ja nagu Eesti talumajas olema peavad, et see looduse tunnetus ja siis see Mikita kutsumise mõte jäi mul nüüd lõpetamata, oli see, et ma tahtsin näha, et kui Mikita sinna tuleb, et kas ta siis veel ütleb, et eestlane saab olla ainult seal Tartumaa metsas, eks ole, et kas võib-olla eestlane ka ikka Kanada metsas ja tõepoolest ta täiesti tajus seda, seal on hiievana ja hiis neil ja nagu metsakirik tehtud ja käivad hiies ja laulavad Kotkajärvel Eesti laule ümber lõkke, mida Eestis ma väga palju ei usugi, et enam tehakse võib-olla skaudilaagrites ja spordilaagrites ainult head treenerid veel harjutavad, aga see laulutraditsioon ka, et see on teine, mis meid seob lisaks keelele, et see looduslähedus ja laulutraditsioon, et lihtsalt see ühine laulmine, no kas või sünnipäevadelgi või koosviibimistel, et lauldakse. Aga millise pühendumusega laulsid seal 3.-4. põlve skaudi noored, näiteks Kotkajärvel üle 100 noore lapse laulsid eestlane olen ja eestlaseks jään ja nad on 3.-4. põlve Põhja-Ameerika eestlased. Need ei ole sündinud Eestis, nende vanemad ei ole sündinud Eestis ja ometi see tugev eesti keele ja kultuuri ja laulu pärimus elab nendes ja see pühendumus. Neil on omad laulikud seal lõkke ümber, nad laulavad kõik sõnad algusest lõpuni. Ei ole nii, et teatakse ainult esimest salmi, nagu ma vahest Eestis olen märganud, aga edasi sõnu ei osata, et seal kõik laulikud on olemas ja laulusõnad on paljudel ka peas lõpuni, mitte ainult 2 või 1 esimene rida. Et see pühendumus eesti keelele ja eesti kultuuri ja rahvatantsu ja rahvakultuuri nagu alal hoidmine, et see on ikka väga tugev traditsioon just väliseestlaste hulgas alal hoitud,
kodumaal see tundub nagu endast mõistetav ja käib niimoodi lainetena, kord ta on moes ja kord ei ole, aga tõesti veel kord see pärimusmuusika festival ja traditsioon, mis on Eestis nüüd aidanud seda alal hoida, et mul on üks ilusamaid viimaseid mälestusi Viljandi järve äärest on see, kui oli üks ilus suveõhtu ja väga inimtühi oli rand, ilm ei olnud kõige soojem ja siis Viljandi järve ääres vist kultuurikooli neiud laulsid rahvalaule silla peal ja see järve peal, see kajab nii kaugele, et sellised hetked jäävad meelde ja see on see, mis hoiab Eesti hinge ikka sooja. Kas sa kuulad ja vaatad Eesti meediat ka seal jälgid? Ja ma kirjutasin siin aastaid arvamusartikleid regulaarselt väliseesti lehtedele 6-8 riigis olenes aastast, aga nüüd viimased paar aastat ma olen keskendunud raamatute ja uurimuste kirjutamisele, et ei ole nüüd enam kirjutanud, siis ma jälgisin ikka väga tihedalt Eesti meediat iga päev mitu tundi, nii et see oli nagu poole kohaga töö, aga praegu kuulan ikka Eesti uudiseid korra päevas, AK-d vaatan enamasti ja nädala lõputi kuulan neid häid ülevaate raadiosaateid Samost ja Rumm ja olukorrast riigis ja rahvateenrid ja keskpäevatund ja neid, mis võtavad kokku nagu nädala jooksul Eestis toimunu. Et need on küll tihti väga Eesti kesksed, aga minu jaoks muidugi ongi huvitav, et mis Eestis toimub, aga minu meelest võiks seal natuke avaramat pilku ka olla, mis maailmas toimub. Et muidugi on eraldi välispoliitika saated ka, aga Eesti on praegu nii avatud ja nii palju seotud maailmaga, et vahest on mul natuke selline tunne, et võiks avaramat pilku olla ka nendes raadiosaadetes, mis seal nädalad kokku võtavad. Kui sagedasti sa isamaale, kodumaale, sünnimaale satud? Ma olen igal aastal ikka olnud seal oma paar kuud, kui ma saan. Tänavu nüüd või mullu ma olin seal viimati veebruarikuus just enne, kui pandeemia puhkes, nii et kui ma tagasi lendasin, see oli meil üks globaalse eestluse, üleilmse eestluse programmi toimkond, kus ma olen nüüd 2 valitsuse ajal juba olen USA eestlaste esindajana osalenud selle üleilmse eestluse programmi väljatöötamisel ja see oli mul viimane kord aasta tagasi veebruaris tulin sealt töökoosolekult ja siis juba märkasin, et oli väga palju Aasia inimesi oli maskidega lennuväljal, ma mäletan juba siis oli teada, et Hiinas on see viirus, aga nüüd eelmine aasta mul oli plaanis küll paar kuud olla jälle Tartus Kirjandusmuuseumis tööd teha arhiivis ja poega ja pojapoega näha, üks on Tallinnas, teine on Otepää lähedal Lõuna-Eestis. Et ei saa enne, kui nüüd on vaktsineeritud. Ma olen 1 süsti juba saanud ja teist ootan siis märtsi keskel, et kevadeks siis saab võib-olla jälle natuke reisimine. Teisel poolaastal ma loodan, et saab isegi Kotkajärve Metsaülikooli ära, mis on üle 50 aasta igal aastal toimunud, et möödunud aasta augustis me ei saanud seda korraldada. Et teeme ainult praegu virtuaalseid üritusi ja kasutan juhust ja kutsun ka homme kell 8 on Kristiina Ihiniga meil Metsaülikooli kohtumine, nii et ka Zoomis ja jälgige kutsed on kõik igal pool üleval Facebookis ja Metsaülikooli kodulehel. Kui tingimata, ma mõtlen, et kui sa ei oleks
ei töötaks nii palju Eesti luulega, Eesti kirjandusega, Eesti kultuurilooga. Kas see vajadus keele järele või oma emakeele järele tuleb sellest ja kui sa vaatad nüüd teisi väliseestlasi või seal elavaid eestlasi, väliseestlane on nagu vale sõna või ei pea tingimata me seda kasutama, eestlasi mujal, kas see keele hoidmine, mis on nii oluline, kas see töötab muudel elualadel sama hästi? Või kas töötab või kas inimestel õnnestub oma emakeelt hoida, ma mõtlen ka just 3., 4. põlve juba seal elanute või mujal elanute juures? Oleneb ikka tahtest, et kes tahab, see on alal hoidnud isegi oma lapselastele ja kes mitte, see on ikka individuaalne valik, aga on perekondi, kus see on oluline ja on perekondi, kus see ei ole, aga ma olen ikka olnud pidevalt hämmingus, kui oluline see jätkuvalt on ka mitmendas põlves, nii et see, kui ennustati siin pärast Eesti taasiseseisvumist, et nüüd on väliseesti värk surnud ja ei ole mõtet enam estosid korraldada ega üldse mingeid asju välismaal, siis see ei vasta tõele, et tegelikult on siin USA-ski, kuigi me elame väga hajutatult ja mina olen teadaolevalt ainuke eestlane Lõuna-Dakotas, ometi siin on mitukümmend kultuuriseltsi ja tuhanded inimesed osalevad ühel või teisel viisil erinevates ühistegevustes ja Kanadast ja Rootsist rääkimata, kus on hästi suured Eesti keskused selles mõttes, et elatakse tihedamalt koos, et USA häda on selles, et me oleme nii hajutatud, idarannikul on rohkem, läänerannikul natuke vähem ja keskel on hoopis vähe siis siin Põhja-Ameerikas, aga just need ajalehed on hästi tähtis, et praegu Vaba Eesti Sõna New Yorgis ilmuv ja Toronto Eesti Elu, need on ainsad veel paberlehed, jätkuvalt ilmuvad mitukümmend aastat, mis seda kogukonda ühendavad. See on väga tähtis keelehoidjana, seal on küll ka lastele eraldi leheküljed ja joonistamise, kirjutamisvõistlus ja see kõik aitab hoida seda kogukonna tunnet ja nüüd Eesti riik on ka esimest korda aidanud toetada, nii teistes riikides on kõik läinud, isegi Rootsis nüüd veebilehe peale üle, aga see on nii tähtis. Rootslastel on ka kontaktinimeline ajakiri väga uhke eestlusele pühendatud ja äsja just sain täna hommikul meiliga, Tšehhi eestlased on välja andnud väga uhke Eesti kultuuri aastaraamatu Eesti kultuurist, muusikast, kirjandusest, kunstist, et tšehhi keeles, aga Eesti kohta, et see funktsioon on meil ka, et mitte ainult siin oma eesti keelt isekeskis alles hoida, aga Eestit ja Eesti kultuuri suuremaks teha ja see on see, miks me selle Visnapuu auhinna taastasime ja see on suur osa meie tööst siin USA eestlastel, eriti poliitiline lobitöö Washingtonis valitsuse juures. See on kõik see, mida me Eesti jaoks teeme. Meil on isegi ekstra Washingtoni ja NATO lobitöö jaoks ja Balti riikide koostöö jaoks eraldi inimene palgal Eesti Rahvuskomiteel Ühendriikides militaartaustaga Ameerika eestlane Karin Shui, kes teeb siis Eesti ja Balti riikide lobitööd Washingtoni juures. Et see on ka kõik osa sellest eestlusest, mida me siin teeme, et ma ei usu, et Eesti üldse või Balti riigid oleks iseseisvaks nii hõlpsasti saanud nii-öelda veretult, kui me saime tänu sellele ikkagi, et mis väliseestlased hoidsid alal ja diplomaatiliselt hoidsid seda teadmist, seda mittetunnustamise okupatsiooni mittetunnustamise poliitikat, et see poliitiline panus siin, et oli ikka ühine töö, mitte ainult, et eestlased ise said vabaks, vaid ka see väliseesti diplomaatiline lobitöö ja toetus, mis on jätkuv, see töö jätkub, see on väga
pidev diplomaatiline töö, sest et saatkonnad on olemas küll, aga ega nad ei ulata igale poole, et see rohujuure tasandi Eesti kaitse ja Eesti tutvustamine, see toimub ikka iga eestlase suhtlemise läbi, et mina ka siin tegin Eesti kommipakid oma sõpradele Eesti Vabariigi aastapäevaks. Nad teavad, mis on värvid. Üks professor sõber tegi mulle sinimustvalge vapi. Neil on selline traditsioon siin küünidel, on sellised mustriga vapid. Tegi mulle sellise vapi. Nad kõik teavad, et sinimustvalge on Eesti värv ja me kõik levitame nõnda oma kultuuri ja teadmist ja mõned mu Ameerika sõbrad on Eestis käinud ja nad vaatavad neid filme, mida ma soovitan ja me kõik oleme väikesed Eesti kultuuri saadikud ühel või teisel viisil, et isegi kui see keel ei ole enam päris see ja ma saan aru näiteks valitsusprogrammiga töötades, ma saan aru, et nendel on näiteks nendest riiklikest dokumentidest enda läbisöömine on natuke raskendatud, kes on ingliskeelse hariduse saanud. Et ma olen osutunud just siin selles mõttes oma Eesti filoloogi hariduse ja taustaga väga heaks abimeheks, et need, kes on inglise keeles, peavad koostööd Eestiga tegema ja oskavad eesti keelt küll rääkida, aga lugemine ja kirjutamine on omaette raske. Ma olen seda tajunud ka Kotkajärve Metsaülikoolis seda keelt ja kirjandust õpetades, et üks asi on rääkimine ja rääkida nad enamasti ikka oskavad päris hästi, aga kirjutamine ja lugemine, kui sa ei ole eestikeelses koolis käinud, on väga raske. See on ilmselt ajus teine osa, mis sellega tegeleb. Et mul on siin kõrged füüsikaprofessoridki klassis olnud ja no lausa veerivad, sest nad ei ole harjunud eesti keeles lugema. Et seda ma ka olen üritanud siin just eesti kirjandust levitada, et nad eesti keeles loeksid ja see on ka tore, et Eesti riik hästi palju toetab praegu kirjanduse ja keeleõpetust, et minu teada võib-olla ju nüüd juba rohkem, aga paar aastat tagasi, kui ma viimati kontrollisin üle 30 Eesti keelt õpetatakse maailmas üle 30 ülikoolis ja nüüd on ka need e-kooli võimalused ja lapsed saavad välismaal elades e-koolis õppida. Et tegelikult eesti keele olukord on ka selles suhtes palju parem, kui oli kunagi varem. Aga kui juhtub selline, kui peaks juhtuma, mida loodetavasti ei juhtu, et me siin kodu-Eestis lähme nii hooletuks ja läheme terminoloogias igal pool nagu rahvusvahelistele terminitele üle ja ei taju seda ohtu oma selle keele kadumisele, et kas eestlane saab olla ilma eesti keeleta? Et see on hästi intrigeeriv küsimus ja et kas jaapanlane, kes hindab midagi või kes vajab midagi sellest kultuurist, midagi muud kui keel. Et kas ta saaks olla, kas temast võiks saada eestlane või venelane või ma ei tea, araablane? Kui ta tahab, siis muidugi saab. Et näiteks meil on siin üks Broadway lavastaja Tony Spinoza, kes teeb praegu muusikali laulvast revolutsioonist ja tema on ennast nüüd Eesti teemasse nii sisse elanud ja sisse söönud ja ta ei oska minu teada kuigi palju üldse eesti keelt, aga ta peab ennast juba eestlaseks ja ütleb uhkelt, et ma olen eestlane, sest et ta on niivõrd vaimustuses sellest meie ajaloost ja taustast ja kultuuririkkusest ja ühesõnaga me ootame põnevusega nüüd koroonapandeemia tõttu see lükkus edasi see esietendus, aga see peaks tulema siis Singing Revolutioni nime all siis Broadway show, musical. Loodame, mina arvan küll, et saab. Mul oli endal eelmine kadunud abikaasa, kes suri 2003. aastal, oli Juhan Kristjan Talve, kes oli isa poolt
eestlane päritolult, rahvaluule professor Ilmar Talve ja ema oli Karjalast pärit pagendatud soomlanna ja tal oli Rootsi pass, sest ta oli Rootsis sündinud, aga tema kodune keel oli ikkagi emakeel ja Eesti passi ta võttis ka kohe, kui see võimalus oli, ta oli ka põhiseaduse assamblee liige, üks väheseid lääne haridusega juriste. No tema oli rohkem eestlane kui meie kõik kokku, et nii-öelda välisvõitlust eluaeg pidanud Eesti vabaduse eest. Et see oleneb ikka inimese enda identiteedi sellest tundest ja loomest ja sellest, kes ta tahab olla. Et kellega ta ennast samastab, kelle kultuuri ja keelt ta väärtustab ja minu arvates saab kirglikult olla eestlane, kui sa ka väga vähe eesti keelt oskad, kui sa elad vaimselt selles kultuuriruumis ja tahad olla. Nii et selles mõttes ma olen president Kersti Kaljulaiuga nõus, kes ühes kõnes ütles, et kes tahab olla eestlane, see saab, et me peaksime avatud olema sellistele võimalustele. Me oleme nüüd lõpuks aru saanud, et balti-saksa kultuur on osa meie kultuurist ja Läänemere-Soome juured on meil ühised, soomlastega palju ühist. Et ka vene kultuuri mõju on meil ju olemas. Mul tegelikult väga meeldis, et Jüri Lotman juhatas sisse selle vabariigi aastapäeva viimase kontserdi, rääkides sellest, kuidas kultuur on vene keeles, rääkides sellest, kuidas kultuur on elus ainult siis, kui ta on avatud ja Eesti kultuur on alati olnud avatud ja üks Eesti kadunud keeleteadlane Alexander Aspel, kes tegi oma elutöö ka Prantsusmaal ja siin USA-s Ohios. Tema kirjutas kunagi 30ndatel aastatel üle suurepärase essee pealkirjaga Õnn olla väike ja rääkis just väikerahvaste eelistest, kuidas meie tõetunnetus on tõele lähemal tänu sellele, et me oleme mitmete kultuuride ja keelte risttuultes olnud ja et me oleme võimelised dünaamilised olema, nagu näiteks 91. aastal peale taasiseseisvust me olime võimelised oma riigi pöörama läände palju kiiremini ja palju paremate tulemustega kui paljud teised saatusekaaslased Ida-Euroopas. Tänu sellele, et me oleme väiksed, nii et väiksusel on oma eelised ja kui ma kokku võtan seda Eesti erilisust, et kas me oleme erilised ja valitud rahvas, mingis mõttes me oleme, sest et see väiksus statistiliselt on ju rehkendatud, et see 1 miljon on just see piir, kus rahvas suudab kõiki kultuuri ja riigi funktsioone nagu täita, et seda me peame hoidma, et me oleme 1 miljoni rahvas, sellepärast, et kui me oleme väiksemad, siis mingid funktsioonid kaovad ära. Ja selles mõttes on tähtis, et me säilitame teaduskeele kõrgkoolides, et ei oleks ainult ingliskeelsed väitekirjad, et on emakeelne ikkagi kõrgharidus ja teaduskeel ja terminoloogia ja siis samuti ka koolihariduses see, et oleks eesti keeles ikka rohkem tunde, et taastataks kirjandid ja essee kirjutamine. Et mul on näiteks mure ikka koolilaste pärast praegu. Mul on omal üks noor sugulane, 13-aastane koolipoiss, kui temaga käisin muuseumis, ta pildistas kõik ingliskeelsed kirjad, ta on suur ajaloohuviline, aga mitte eestikeelsed ja seal memoriaali, kommunismi ohvrite memoriaali juures ka kõik ingliskeelne tekst teda huvitas. Et ma küsisin, miks, no nii on lihtsam, ütleb tema. Ja ta ingliskeele on perfektne, ta on 13-aastane, aga ta on interneti kaudu kõik omale selgeks teinud. Aga eesti keel lonkab ja vahel ta ei suuda mulle öelda, mis ta tahab, siis ta ütleb ingliskeelse sõnaga. Ja kui ma oma kursusekaaslastelt, kes paljud on eesti keele õpetajad, küsisin, et kas see on nüüd erand, Tallinna koolipoiss Eesti koolis käib, või on see reegel, siis nad kõik kurvalt noogutasid, ütlesid, see on kahjuks reegel.
et lapsed lihtsalt ei loe piisavalt eestikeelset kirjandust enam, internet neelab lugemise aja ja sõnavara sellega kahaneb ja sama häda on ka sellega, et kui eestikeelset ilukirjandust ei loe, siis ka tundemaailm ju kahaneb ja empaatiavõime ja kõik, et kirjandust peaks rohkem lugema ja just eesti keeles kirjandust lugema, et see on peamine, neid tunde on kuritegu, et neid on vähendatud koolides, see on suur murekoht. Eks see on vist küsimus, see jälle seesama diskussioon, mis praegu vähemalt mingis seltskonnas siin Eestis üleval on, et milleks Eesti riik siis, et kas ta on nagu meie majanduslik kokkulepe või on ta veel midagi, et ükskõik mis keeles me räägime, aga peas, et me nagu majanduslikult hakkama saame ja piisavalt jõukaks saame ja maailmas hakkama saame, et see on, need arutelud vist jäävad selle miljoni piiris olles või miljoni piiril olles jäävad veel väga pikaks meid kummitama ja ma arvan, et just see, et see ohutunne, et kui kaob rikas emakeel või nutikas emakeel kaob, et siis ei ole ka kokkuvõttes nagu sellel riigil kui majandusüksusel või kokkuleppel, et meil on, ma ei tea, ühistest maksudest on sõjavägi, arstiabi ja mis siin on. Et siis ei ole ka sellel riigil sellisena ju mingit iseseisvat mõtet ei ole ju, et see keel ja kultuur on kahtlemata on see asi, mis vähemalt Eesti riigi mõttekaks teeb. Ma arvan, et see Venemaal on hoopis teistmoodi, võib-olla USA's ka on teistmoodi. Minu arust see riigi tähendus ei ole üldse nii rahvaga ju seotud või rahvusega või keelega seotud. Meil ta paratamatult on. Ja kui ta siis kaob, siis oleme me ise selle teinud, ega meil ei ole vist kellegi otsa vaadata, kui me ise oleme kõik nii-öelda kõik relvad ära andnud, et hoida ennast, et siis ei aita ka sinimustvalge lipuga vehkimine ja hümni laulmine, kui me tegelikult räägime muus keeles ja muudest asjadest rohkem kui oma asjadest. Ja siin on niisugune konksukasti selle keelerääkijate arv tegelikult inimarengu aruannete järgi eesti keele rääkijate arv on kasvanud pidevalt, aga see kasvab teise keelena rääkijate arvel, eesti keel teise keelena, mis tähendab seda, et meie muulased lõimuvad ikkagi praegu aeglasemalt kui võib-olla, kui me tahaksime, aga nad lõimuvad keeleliselt, aga samas emakeelena eesti keele kasutajate arv kahaneb. Ja võt see on murekoht, et lihtsalt eesti lapsi on rohkem vaja, et nagu Runnel jälle kirjutas, et maa tuleb katta lastega, et emakeelena eesti lapsi on vaja rohkem, et seda eesti keelt hoida ja need emakeelena eesti lapsed peaksid lugema eesti kirjandust, peaksid kuulma muinasjutte eesti keeles. See on see, mis tunde ja keelemaailma kasvatab, et see on ikka meie endi teha, meie enda missioon ja kui nende arv kasvab, kes tahavad eesti keelt rääkida, nagu näha ja ikkagi välismaalasi kolib ju päris palju praegu Eestisse ja ka välismaal elavaid eestlasi tuleb. Juba mitu aastat on tagasiränne ju suurem kui väljaränne, nii et Eestil on selles mõttes perspektiivi ja tuleb seda hoida, et see Eesti asi ikka elus oleks. Aga Eesti asi on ilus ja elus. See on igaühe meie enda sisemise tunde ja tahte ja armastuse küsimus kokkuvõttes. Kas me armastame seda rahvast, kas me armastame seda keelt? Jah, mina olen nii eesti keele õpetajana kui ka muid asju natukene õpetanuna aru saanud, et see sõltub ikkagi eelkõige
perekonnast, kuidas need hoiakud tekivad siin, et ükskõik missuguseid ma ei tea, propagandaprogramme ja miljoneid ja miljardeid võiks panna sellise üleskutsetele oma kultuuri hoida ja keelt hoida ja oma laulu ja tantsu hoida. Need on olulised, aga selle valiku teevad ikkagi perekonnad ja vanemad teevad need ja vanavanemad teevad oma hoiakutes need oma eeskuju ja oma hoiakutega need tegelikult valikud, mille järgi lapsed hakkavad siis kas seda hindama või mitte hindama. Nii et see on asi minu arust, mida on lihtne öelda ja väga suureliselt kõlab, aga tegelikult kogu võti on vanemate käes. Vanemate ja vanavanemate käest, et me võime nõuda riigilt ja maksumaksjalt tont teab, missuguseid summasid eesti keele õppeks ja kirjandusõppeks. Need on äärmiselt vajalikud ja vältimatud selleks, et hoida seda oma asja. Aga sellest ei piisa, kui kodu annab selle koolile üle, et tehke mu lapsega midagi või et riik peab minu lapsest eestlase tegema. Või, et mina olen kuidagi sinnamaani jõudnud. Ma arvan, et see ei ole absoluutne tõde, aga nii kuidagi ma mõtlen. Muidugi kodust tulevad ikka põhiväärtused ja paljud need eestlased, neid on ju uuritud ka, kes on Eestisse tagasi tulnud ja tahavad, et nende lapsed, paljud tulevad siis tagasi, kui neil lapsed sünnivad, siis nad tahavad, et lapsed läheks ikkagi korralikku Eesti kooli ja saaks selle hea Eesti hariduse, et meil on ju kõrgharidusega inimeste arv rahvas on väga haritud meil, et eks sellest ka need head PISA-numbrid ja tulemused koolides, et ma loodan, et see õpetajate põlvkond ikka tuleb järelkasv peale, et mure on ju see, et õpetajate keskmine vanus on liiga suur, et oleks noori õpetajaid vaja. Mul on hea meel kuulda, et sa eesti keelt õpetad ise ka, et selliseid pühendunud hingega kultuuri ja keelekandjaid on koolidesse väga vaja, eriti noori mehi. Ma pean parandama, et ma praegu ei õpeta ei koolis ega ei õpeta ka sisserändajatele, mida ma vahepeal tegin. Et mul on selle kooli lärmiga oma probleem, et miks ma ei ole ennast pakkunud kooli õpetama, aga ma proovin seda kuidagi muusika kaudu teha ja pilli õpetamise ja natuke laulma kutsumise kaudu seda oma muusikat ja oma keelt noori või lapsi saada tegema. Aga mis nõu sa annaksid kas teatavad, ma ei tea, teelahkmel olevatele mitte kodueestlastele või ka kodueestlastele, kes sa tegelikult rääkisid juba väga palju ja kõik ära, aga et kuidas püsida eestlasena, kui maailm ja meedia ja internet suruvad sedavõrd peale, et raske on vastu seista ja ometi tahaks. Et meil enam paljust enam täna vast ei räägi ja ma näen, et meid kuulab praegu või meid vaatab umbes 150 inimest ja mul on ühtepidi kurb, et ma ei saa teie vestluses nii-öelda või selles netivestluses praegu väga osaleda, mis siin Facebooki või Näoraamatu vestlusreas käib, aga ma loodan, et kui Sirje, sina või teie näete seda vestlust ja saate seal hiljem vastata, no ma proovin ise ka omalt poolt vastata sealt. Aga mis nõu? Ma ikkagi julgen sinatada, et mis nõu sa annaksid? Kuidas jääda eestlaseks? Kõigepealt nõu, et keera raadio lahti, keera mõne Eesti raadiojaama peale. Las ta olla sul taustal, kui sa köögist toimetad, las see Vikerraadio või Kuku raadio või mis iganes raadio sulle meeldib või Klassikaraadio
et oleks eesti keel taustas. Seda ma panen tähele paljudes heades väliseesti kodudes, kus lapsed räägivad eesti keelt. Et see kujundab ka lapse alateadvust, kui see eesti keele helitaust on taga ja ma vaatan isegi oma ameeriklasest abikaasa, kes on õppinud kõikvõimalikel viisidel siin online'is ja eraõpetajaga ja minuga eesti keelt, et kui ma räägin ja raadiosaated on mul lahti, ma kuulan neid, et ta korjab sealt üles, et see helitausta loomine eesti keeles, et see on vast esimene ja siis muidugi järgmine natuke raskem aste on see lugemine. Et on täitsa lihtsaid lasteraamatuid, mida saab lastele anda kätte, kus need pildid ja sisu huvitavad last ja õiges eas kätte anda, et see lugemisharjumus tekiks nii vara kui vähegi võimalik, et lugeda ja kui vanemad ise loevad, siis hakkavad lapsed ka lugema. Et ei ole nii, et sa ainult lapselt nõuad, et ta loeks raamatut. Ikka ise tuleb ka eeskuju näidata, kui vanemad loevad, siis näevad lapsed, et see on tähtis. Ja loetu üle siis võib vestelda, et kuulata muusikat eesti keeles, eestikeelseid laule. Mina hakkasin inglise keelt üldse õppima Beatlesite laulude pärast alguses. Ma olin saksa keele koolitusega keskkoolis ja ülikoolis ja inglise keelt üldse ei osanud, alles täiskasvanuna Beatlesite laulud õpetasid mulle esimesed ingliskeelsed fraasid ja miks mitte eestikeelsed laulud. Neid on nii palju ja nii ilusaid, mis iganes stiilis muusika meeldib, võib ka popmuusikast alustada ja siis võib-olla folk muusikani välja jõuda. Et need oleks minu soovitused ja Eesti Televisioonis on ka väga hääd kultuurisaated, et neid võib ka proovida vaadata ja lastesaated samuti. Et sealt see eesti keel tuleb. Mul õnnestus, siin Tartus on üks Süüria perekond, kellele ma õpetasin eesti keelt. Ta oli see Süüria, eriti mees oli arst, ta oli aktiivsem õppima, kui mina suutsin talle õpetada. Käände lõpud ja kõik ja kogu süntaks ja kõike ta tahtis kohe teada, et ma jäin päris hätta. Aga temal õnnestus mul, üks hea kanal oli järel vaadata Eesti Televisiooni Kaevuteed. Mitte Kaevuteed, vaid Õnne 13. Et see tavaline, üsna staatiline Eesti elu, mis sealt paistab, ja siis sul ka subtiitrid jooksevad. Et seal sa saad nagu tõlke panna, et sa saad lugeda ja kuulata korraga seda keelekõla ja lugeda ka sõnade välimust või see tähendab kirjutatust, et see on üks tõepoolest hea tee, on televisioon. Ma pean ka ütlema, et mina õppisin soome keele ära lapsepõlves Soome televisiooni vaadates ja mitte ainult just pigem subtiitrite järgi. Ameerika film ja lugesin subtiitreid ja subtiitritest sain ma soome keele, isegi mitte soome saadetest niivõrd kui subtiitritest. Ja mul oli pojaga sama lugu, et ta oli kuskil 5-6 aastane ja ma tõlkisin talle kogu aeg neid Soome multikaid Soome televisioonist 70-ndatel oli see peamine televisioon, mida me vaatasime. Ja siis ühel päeval tulen koju, vaatan, rivi lapsi istub teleka ees ja minu poiss ladinal tõlgib neile. Nii et tal oli juba asi ammu selge, ma olin tõlkinud ja tal oli juba keel selge, nii et ta oli selle omandanud just nimelt nende multikate vaatamisega, nii et vaadake Eesti multikaid lastega. Näiteks. Ja vaadake Õnne 13 ka. Ja. Sisuliselt võib-olla liigub seal aeg väga aeglaselt, aga kuulata ja vaadata ja kuulata keelt on see väga õige koht. Aitäh sulle, Sirje, selle jutuajamise eest. Mis teemal te homme, et ma panen ka pärast selle lingi siia meie vestlusesse, mis teemal te Kristiina Ehiniga homme räägite? Ikka luulest loeb meile oma uusimaid luuletusi ja räägime Eesti kirjandusest ja elust, ma arvan. Et nii-öelda kohtumine luuletajaga. Jah, meil siin Eestis saab kell on 6, mõni minut läbi,
sinu ajasime me väga vara üles, et seda kuidagi ühist kultuuriruumi siia internetti saada ja ma väga tänan selle eest ja ma loodan, et see 500 kuulajat, vaatajat, kes meil praegu jälgijad olid, et nad on sama tänulikud, kui mina siin, et sa olid nõus meiega rääkima. Aitäh, sina eestlane. Aitäh. Elagu Eesti ja hästi vana Eesti rahvas. Õige, muidugi head Eesti sünnipäeva see äsja ju oligi. Just. Ja. Aitäh ja head päeva sulle ja head õhtut nendele, kellel õhtu on. Nägemist. Head õhtut. Nägemist. Nägemist.